Photoshop korraldab oma värvihaldust Color Settingsi aknast, mis avaneb siit Edit menüüst. Kui ma olen endal Photoshopi värskelt installinud, siis ta annab mulle siia seadeteks North America General Purpose, aga meid tegelikult see väga ei huvita. Meid niimoodi alguspunktina võib-olla huvitab rohkem Europe General Purpose 3 või Europe Prepress. Paneme praegu Europe General Purpose 3 siit. Siin ülemises kastis on need värviruumid, millega Photoshop töötab siis, kui me teeme uue faili või võtame lahti olemasoleva, millel ei ole küljes värviprofiili. Ja RGB puhul võiks siin tegelikult olla Adobe RGB, selles mõttes, et enne me vaatasime, et sRGB tegelikult on väiksem värviruum kui Adobe RGB. Ja töötlemiseks oleks see Adobe RGB natuke parem, kuna ta on lihtsalt suurem värviruum. Tsmüki jaoks võib siia jätta selle coat'id ehk kriitpaberi värviruumi või siis mis iganes trükimasina värviruum on, mille jaoks te Photoshopiga pilte teete. Siin Color Management Policies all võiks jääda need Preserve Embedded Profiles, sellepärast et siis Photoshop jätab alles selle värviprofiili ega konverteeri teda ümber teise värviruumi sellele failile, mis ta lahti võtab. Ehk et kui ma võtan sRGB faili lahti, aga minu tööprofiil on Adobe RGB, siis ta lihtsalt jätab selle sRGB-ks ega hakka seda minu vahele sekkumata ümber konverteerima. Nüüd mismatchis tähendab seda, et mida Photoshop siis teeb, kui profiil erineb sellest, mis on minu tööprofiil. Mina paneksin siia Ask When Pasting alla linnukese, sellepärast et kui ma kopin ja pastin mingeid pilte ümber ja nende profiilid on erinevad, et siis ma tahaks, et Photoshop mulle seda ütleb, kas ta seal midagi konverteerib või mitte. Siis üks oluline koht veel, mida jälgida, on see Conversion Optionsi all Intent. See määrab nüüd selle, et kuidas moodi ühest värviruumist teise värve konverteeritakse. Kui me töötleme fotosid, siis me võiks jätta siia kas Perceptual või Relative Colorimetric. Need on selles mõttes head, et nad mõlemad üritavad jätta samaks toonide omavahelise suhte, kui on vaja siis näiteks suuremast värviruumist väiksemasse konverteerida, siis see värvide omavaheline suhe jäetakse võimalikult samaks. Perceptual on natuke parem selles mõttes, et ta peaks arvestama silmaomadusi rohkem, samas Adobe viimasel ajal soovitab seda Relative Colorimetricut rohkem, et see on puhtalt selline katsetamise küsimus. Jätan siia selle Relative'i praegu alles. Ja panen OK. Kui ma tahan vaadata, et milline minu pilt siis välja näeb, kui ma teda kas prindin või viin digilaborisse, et oletame, et minu monitor on kõik ilusti kalibreeritud, ma olen oma kaameraga pildi ära teinud, kaameras siis valinud juba, et sinna pildile läheb näiteks Adobe RGB juurde, siis selleks, et näha nüüd, milline see pilt paberi peal on, ma võtan siit View menüüst sellise asja nagu Proof Setup. Ja siit saab siis vaadata nüüd sRGB värviruumi, kui minu monitori RGB värviruum erineb sRGB-st suuresti. Aga mind huvitab praegu custom, sest minule olulist varianti ehk printeri profiili siin veel ei ole. Võtan siit customi ja siin device to simulate alt valin siis selle profiili, millise seadet ma tahan siis simuleerida siin ekraani peal. No, mina laadisin Photopointi blogist endale alla, aga nende Frontieri masina profiili valin siis selle siit praegu ja lülitan sisse Black Point Compensation ja jätan sisse ka Simulate Paper Color. Ja kui ma nüüd võtan preview maha, siis ma näen, et tegelikult ikka see fotopaberi pilt tuleb teist värvi küll. Värvid on iseenesest sellel päris head, aga valge siis läheb tänu sellele fotopaberi valgele natuke teiseks. Nüüd Photopointi paber on ilus küll, aga oletame, et ma tahan näha seda pilti sellisena, nagu ta tuleks ajalehte trükitult. Ja selleks ma võtan siit Device to Simulate alt US Newsprint. Nii. Läks ikka kõvasti kahvatumaks küll, eks ole. Panen siit veel OK ja nüüd siin View menüüs Proofi all on ka selline asi nagu Commute Warning. See näitab nüüd ära sellised alad, mis on selle ajalehe värviruumist väljas ja neid värve sõna otseses mõttes ei saa edastada selle ajalehe trükiprotsessiga. Ja kui siin on
kollase peal mingisugused detailid veel, siis neid kollaseid lihtsalt ei saa edastada enam selle ajalehetrükiprotsessiga. Nüüd siin customi all on minul praegu sellised variandid, kui sa installeerid endale mõne tindipritsi, siis sellega tihtipeale on kaasas ka värviprofiil ja üldiselt tekivad siia värviprofiilide valikusse siis ka selle tindipritsi värviprofiilid, nii et sa saad siit samamoodi oma tindipritsi jaoks valida õige variandi ja proovida järele selle, enne kui sa kallist fotopaberit printerisse paned, et milline see pilt välja saab nägema.